Tervist! Podcast 442 on jõudnud oma 200. episoodi juurde. Fantastiline. Juhuu! Juhuu! Imeline. Imeline, absoluutselt. Vaata, kui rõõmus Brandon on. Aga tutvustame ennast ka, kes me oleme. Mõni võib-olla alustab oma teekonda meiega just selle episoodiga. Võt see on nagu fantastiline. Minu nimi on Ivan. Ma olin eelmine nädalavahetus kaine. Vasakut kätt siis istub Maarja, kes on terve kuu kaine olnud juba. Ja vastab tõele, tere. Ja mu paremat kätt siis istub Brandon, kes on täna kaine. Olen täna kaine. Võib-olla. Päris kindlasti. Vot, eile ei pruukinud olla, et seal mõned segased asjad, mis me täpsustame veel. Ütleme kohe ära ka, et me salvestamise esmaspäeval. Just, et kui viimased episood me oleme laivis salvestanud, siis nüüd teatud asjad kokkulangemisel me salvestame selle episoodi ette ja see episood ilmub järgmisel päeval, By the Flora järgneval päeval, eks 27. oktoober. Ja miks me teame, et see on 27. oktoober, sest sa just vaatasid oma lemmikklubi kodulehte ja seal oli üks infokild 28. oktoobriga. Täna on 27. oktoober. Täna on 27. oktoober, et lihtsalt see ilmub 31. oktoober ja nii edasi. Aga jah, need väiksed peenused ja detailid. Ja me ei tea, kas Flora või Levadia langesid ja kes teist edasi sai karikas ja kas ja mis skooriga Kaljus kaotas 8. finaaliks viimisel ja seda ma ka ei tea. Vot, ja kuna on 200 episood, mäletad sa, mis me tegime 100 episoodi tagasi või? Ei teadnud. Mis mõttes ei teadnud? Sa teadsid, sa ei mäletanud? Ei, no selles mõttes ei teadnud, ei mäletanud ja praegu ka ei mäleta. No me rääkisime lihtsalt sinuga kahekesi ja see tuli 1,5 tundi sellest, mis meile meeldib Eesti jalgpallis ja mis meile meeldib. Päris samasugust asja me mõtlesime, et me ei tee enamik episoodi, me pühendame võimukatele inimestele Eesti jalgpallis, et natuke sellise meelelahutusliku kujuga, selleni me veel jõuame. Väga oluline info ka endiselt, jälgige tribüüni, annetage tribüünile, seal on kõik lingid ja kõik otselingid on selle video kirjelduses olemas ja kuna see video ei ole laivis, siis on aktiivne ka hype-nupp. Sa tead, kas hype-nupp, oled sa pannud kunagi tribüünile? Ja ikka olen, ainsad videod, mis on minult hype'i saanud YouTube'is ongi tribüüni videod. See on nii südant soojendav, kui inimene enda sisule paneb, aga tegelikult, mis ma tahtsin selle hype-nuppuga öelda, et ma üks päev mõtlesin, et kui see Germo, kui fännisektori eriepisood tuli heinaga, siis lõpuks ühise pingutuse nimel see episood oli hype, nagu seal tabelis number 1, mõtlesin, et kurat, iga kord, kui mingi spordi eriti jalgpalli episood tuleks, minu meelest me peaks nagu hype'ima, ma ei tea, mulle nagu isegi kui see on, ma ei tea, konkurent Kuulbet on ja mis iganes, tehakse head asja spordist, kui on mingi tasuta võimalus kuidagi toetada üles pushides, minu meelest see on nagu selline by default asi, mida võiks teha, minu meelest. Ei kahtlemata, aga ma arvan, et siuke, sina oled siin Telegramis ja tribüüni kanalites ka seda propageerinud, aga ma arvan, et tavainimene veel väga palju sellist võimalust ei teagi, et mina tegelikult ju enne ei olnud kuulnudki sellist asjast üldse. Seda saab ainult lihtsalt igaks juhuks Mobile äpis avata YouTube'i äpp, seesama video, seal on kommentaarid, teete niimoodi sinna poole ja siis näete hype-nupp vajutada ja tasuta saab teha 3 videole nädalas hype'ida, nii et ärge enne tead teistele videotele tehke. Aga ma ei tea, edasi siis on lihtsalt üks teema ja see on möödunud Premier League voor, millest me peame rääkima kiirelt enne põhiteemat on ju. Ja mis seal salata, üks mäng küttis kirgi ja enne kui me räägime ka kohtunike otsusest, kõigest sellest rallist, mis selle ümber on, see on kahtlemata põnev teema ka. Aga minu meelest natuke, minu jaoks on see hästi kurb ka, ühest kus kurb teist, kus mitte, et see kohtunik, ütleme, nimetame seda skandaaliks on ja see skandaal varjutas selle, et see tegelikult oli üliäge mäng nagu, olenemata sellest, kes seal võitis, kaotas, kes lõi väravaid, kuidas oli, ma nägin väljakul nagu tõelist lahingut, emotsioone, korralikult draamat nagu heas mõttes on ju. Ja ma ei tea, ma lihtsalt tahaks, ma ei tea, keda ma pean kiitma selle pärast, aga mul oli mõnus seda mängu vaadata, mul oli mõnus, ma ei tahtki pärast seda mingit kuradi Real Madrid Barcelonat vaata, ma sain oma selle õige laksu kätte nagu sellest ülekandest, et ma ei tea, kuidas muidugi seal staadionil oli võrreldes sellega. Väga väärt mäng oli, ma arvan, neutraalsele vaatajale, aga mõlema võistkonna poolehoidjatele, et kõik oli selles mängus, ja see emotsiooni oli ikka väga palju, et vahest isegi liigagi palju, et
aga see on täpselt see, mida sa tahad sellisest mängust näha, et ma arvan, et see oli üks hea vaatamine, jah. No kiita tuleb ikkagi mängeid eelkõige, et ma olen nagu täiesti nõus teiega, et ma ei mäleta nagu reaalselt, millal ma Eesti Premium-liiga mängu, eriti telekast vaates, niimoodi nautisin, et mul oli totaalne adreka selle endale üleval, et siin tuleb nagu kiita neid mängijaid, kes tähtsustasid seda mängu enda jaoks nagu piisavalt kõrgeks ja ma ei tea, kas võib-olla siis treenerid kütsid need üles, et noh, see on ka muidugi oluline asjade käik ja võib-olla siis ka kuidagi see, ma ei tea, Paide ja Jalkaliidu vaheline rivaliteet on kuidagi väljakule rohkem jõudmas, aga see oli tõesti nagu nauditav ja siin ma pean nagu kiitma tegelikult sellised mängijad nagu Henri Anier. Ma arvan, kes nagu esimesest minutist hakkab looma sellist foonimängu, kus sa töötled vastaseid, noh, Vaheril oli seal, ma arvan, üks ägedamaid tölle, mida ta üldse oma jalgpallikarjääris on võib-olla näinud, et sellised mängijad on sellisteks nagu võitluslikeks mängudeks, mis noh, mõni ütleb, et võib-olla läheb isegi natuke käest ära, on ideaalsed persoonid, et ja siis, kui sul mingid asjad nagu seal juba juhtuvad, siis kütetakse mängijad üles ja siis juba läheb automaatselt teine pool, eks see lõpp oli, noh, see oli totaalselt fantastiline, see oli niisugune 90-ndate Inglismaa jalgpall minu jaoks juba natuke väiksemas vormis, aga selline, et kus nagu ei kardetud isegi vastu laiget teha, et ma olen siin nagu palju ka ette heitnud, kas või need viimast aastate Tallinna derbi näitel, et noh, ma ei ütle, et sa pead vastast vigastama, aga sa pead vastu laiget tegema, et derbi ei saa olla niimoodi, nagu Levadia on lasknud siin see hooaeg mingi esimesel minutil juba Floral värava põhimõtteliselt lüüa, noh, see on võimatu derbis. Ja sellises mängus, noh, see oli ka võimatu, et ma arvan, see Henri Anier juba esimesel minutil pani küünanukiga ka Vaherile kuskile ribidesse, noh. Mul meenus, sorry, lihtsalt vahel sa ütled, et on võimatud, mingid asjad on võimatud derbis on ja mulle meenub Hamburgi derbi, kui nad olid Bundesliga 2 ja kui sa mäletad, kuidas Hamburg omale enda värava lõi, et nad mängsid lahti, siis kaitse sõttis tagasi, siis väravat lõi lihtsalt ise endale. Väga raske väljaka ja mingi no see oli individuaalne eksimus, et kusjuures sa no see Ani oli ka ju individuaalne eksimus. Ma mõtlesin seda viimast okay. mängu, kus põhimõtteliselt minut aega oli Floral Levadia kastis, aga sa panid, vaata nädalavahetusel panid klipi ka sellest nii-öelda, kus Karl Robert Nõmm lõi pallist mööda, et kas me siis nagu selliste asjade pärast seda, ütleme, no ühesõnaga taseme pärast me seda nii-öelda Eesti liigat ei vaata, et noh, seesama Hamburgi näide, et ega see oli ka täiesti absurdne olukord oli ju see, et iga juhtub jalgpallis. No täpselt, ja ma ei tea, äkki Brandon koha pealt ka natuke, et kuidas, vaata, meie järgmine episood on ka ette salvestatud ja seal ju Jaanus Pruuli rääkis, et mida nad tahavad teha mängukorralduse mõttes on ja kas sa panid tähele, et midagi on nagu teistmoodi või midagi on natuke juurde? Ja oli selline nii-öelda festivali allee loodud ja puhkpilliorkester mängis ja erinevad söögiputkad ja asjad, et korraldusliku poole pealt taaskord tuleb Paidet kiita. Et väga-väga hästi nad oma kodumänge läbi viivad ja eile oli nagu mõnusalt rahvast ka ja meil võõrsil fännid on alati olnud sinna hea minna. Kuidas ma nüüd spekuleerin, meie Instagrami keegi Flora fännidest kirjutas, noh, Flora, ma ei tea, kuidagi seotud teiega, et Paide väiksed lapsed provotseerisid teid, et kuidas see nagu välja nägi? Seal ei olnud mitte midagi hullu minu meelest, fännklubide nii-öelda vaheline siis selline tõgamine, et ega me ju saame aru ka, et tegemist on ju koolinoortega ja niimoodi, et minu meelest on pigem lahe, et Paidel võib-olla hakkab tekkima selline fännklubilaadne toode, et aga see oli seisev sektor või mis nad oli teha. Ma alguses ei saanud aru, et kas see on meie mõnitamiseks või ongi nende nimi, aga tundub, et vist ongi nende nimi. Aga kuidas tundus, kas see oli nagu klubipoolne initsiatiiv või sest esimene poolega oli näha, et nad väga palju ei seisnud seal tribüünil, et kuigi mingit kaaselamist ja hüüded. No see auto tuli sinna natukene juhendama või niimoodi, et siis läks nagu see nii-öelda neil ka paremaks, et aga tegelikult on ju lahe, kui noored leiavad mingisuguse väljundi endale jalgpallis, kui see võib-olla mängijana ambitsiooni või oskust ei ole. No kui ülekandes seda on ka raske hinnata, kuidas Paide publik, kas ta läks ka kogu mänguga nagu rohkem kaasa ja nagu seal põhitrippal oli rohkem emotsioon? Ikka, noh, see mäng ise läks ju nii tuliseks, et seal oli ju iga vile oli juba selline nagu emotsioonipuhang tribüüni peal, vahet ei ole siis kas meie või koduvõistkonna fännide poolt, et aga see ongi minu meelest jälle, et kui me räägime nagu jalgpallist mingi nurga alt kui etendusest või meelelahutusest, siis see ongi nagu jalgpallurite roll, et noh, üks asi ongi lüüa neid väravaid ja aidata nagu võistkond võidule, et noh, see on primaarne, aga see, kuidas sa, ma ei tea, žestikuleerid seal, ma ei tea, suhtled vastastega publikuga, noh, see ongi vaatemäng, mida tegelikult inimesed ju tahavad näha, et keegi ei taha näha lihtsalt mingit tuima lükkamist ja lööme 2 väravat ja anname nagu plaksu kellelegi, et see on nagu lamp, et
noh, sa enne võib-olla ütlesid juba siin ka, et mis sind nagu häirib, et see kohtunike teema võib-olla harjutas seda, kui äge see mäng oli, aga ega mina tegelikult naljalt ei mäletagi Premium-liigast, et see aasta mõni mäng oleks mängujärgselt saanud igal pool, ma ei tea, sotsiaalmeedias igal pool nii palju tähelepanu, noh loomulikult seal räägiti kohtunikest, on ju, aga see ongi tegelikult ju ka jalgpalli ülesanne, et sa ei mängi ainult seda 90 minutit ära ja siis on nagu päev läbi, et üks võitis, teine kaotas, vaid need arutelud kestavadki siin, noh, täna on esmaspäev, päev pärast mängu, noh, tänase päevani väga tugevalt kestavad ju arutelud jalgpalli üle, et see on minu meelest ka nagu väga äge. No arutelud kestavad selles mõttes kohtunike teemal, on ju, põhiliselt. Jaa, ei loomulikult see on seotud sellega, et kui oleks see mäng 1-1 jäänud või 2-1 Paide võitnud, siis me ilmselt ei räägi. Oleks ta 1-1 jäänud nii, et seda olukorda ei oleks olnud üldse, seda lõpus, on ju, seda värava olukorda. Vaheri löök sisse läinud, mitte posti. Jah, ei, seal ongi pisut välja, aga noh, alustame skandaalidest, siis lõpuks jõuame võib-olla kuskil edasi, et see on ikkagi positiivsem kui see, et no vaata, kui tublid me oleme, me ei alustanud skandaalist kohe, me nagu peaaegu nagu põrandapealne ajakirjandus juba. Aga midagi veel mänguliselt, ma ise ütleks seda, et teise poole kohta suur ime, et üldse Flora ei võitnud seda mängu minu arust, see Paide oli nii kutu minu arust, nad ei osanud üldse kuidagi, ma ei tea, nad ei leidnud neid käike ette üldse, et põhimõtteliselt kogu nende see plaan lõpuks oligi ära kannatada. Ütleme, et mänguliselt Flora kindlasti ei oleks seda kaotust väärinud, aga noh, et see viik nagu sellisel moel lõpuks kätte tuli, siis see on jah, natukene kurb. Ma ei tea, ma mingil määral ma olen nagu nõus Ivaniga, mingil määral ma ei ole nagu nõus, et millega ma olen, ütleme nagu kaks nagu teemast kokku panna. Ma olen nõus sellega, et Flora mänguliselt ei väärinud kõigepealt kaotuse söömist. Aga see, et Paide seal kuidagi, ma ei tea, initsiatiivi loovutus või ära vajus või et see oli aja küsimus, millal seal Flora lööb, siis noh, sellega ma küll nõus ei ole, et ma arvan, et seal Paidel olid tegelikult suurespäris olid asjad ikka väga kontrolli all. Kus nagu tuleb Florat kiita, on tõesti jälle see, et sa vähemuses tegelikult suudad ka ja noh. See oli meisterlikkuse pealt ju, need on täpselt see klass, võistkonna klass. Tegelikult me ju saime peale seda viigi väravat mingi survelaadse asja. No täpselt, see oligi. Ei, seal oli enne väravat ka surveasi, ma selles mõttes. Ei no vähemus jäid need ju 89. Seal oli ju ka päris mitu korda oli ka paanika Paide kastis, et see päris nii ei olnud, et seal oli kontrolli all. No ta ei olnud kontrolli all, aga see ei olnud süüke, et sa tõesti nagu ootad, et 3 minuti pärast. Probleem oli selles, et Paide ise neil ei olnud endal nagu seda ründe teravust teisel poole üldse ei olnud mingit käike ega midagi. See oli probleem. Nii vähe, kui ma seda teen, siis eilse põhjal ma isegi tahaks nagu Vaherit kiita, et Vaher oli väga tubli. Anieriga oli tal korralik duell ja ma arvan, et ta sai suures plaanis päris hästi hakkama, et noh, seal värav, mis meile löödi, seal oli nagu mitu eksimuste jada kokku, et seda ei saa panna ühele mängijale nagu süüks, et ma olin täitsa positiivselt üllatunud. See on nagu see, mida ma ka talt näha tahan ja talt ootan. Et tema oli tubli jah, aga mul endal, kui võib-olla Brandon rääkis enda emotsioonidest, mul oli ka tegelikult selles mõttes päris nagu vastuolulised emotsioonid Kalju poole hoida, noh mina sain ideaalse tulemuse, et mida ma tegelikult tahtsin, ma tahtsin piike sellest mängust, et aga kuidas seal nagu asjad kulgesid, siis ma olin nagu selline täiesti kahe vahel, et mida nagu justkui oleks vaja, et noh, Paide võit oleks Kalju seisukohalt nagu tabeli mõttes olnud kõige katastroofilisem tulemus, mis tänu kohtunikule, aitäh kohtunikud, jäi tulemata. Noh, teiselt poolt ma tahtsin ka seda, et Flora ikkagi annaks nagu mingi võimalus, et nad oleks survel Levadia vastu. Et noh, see jäi ka ellu. Ehk siis mina olin nagu lõpuks mängutulemisega väga rahul. No selles mõttes jälle globaalses plaanis ei olnud vahet, kas Flora kaotab või jääb viiki, sest nüüd Flora peab kindlasti mõlemad mängud võitma. Mis see, ta nagu selles mõttes krutib natuke seda tõenäosust, et kui Flora oleks kaotanud ja Levadia enam-vähem Narvas näiteks viiki mänginud, siis oleks ikka läinud viimase vooru peale, aga nüüd Levadia peab kindlasti nagu võitma, et seal noh, see muidugi on jälle, see on mingi 3. või 4. järgu tõenäosus, aga ikkagi see võtab need tõenäosust ära lihtsalt. No jah, see kerkib nagu mängu siis, kui Levadia kogub 2 viimasest mängust näiteks 4 punkti ja Flora saab 3 punkti. Jah, mingid siuksed asjad. Aga noh, see ei ole võimatu. Et ma arvan, et selle asjaga mina nagu täiesti nõus ei taha olla, et Flora seisukohalt oli see tähtsusetu otsus, et see ma arvan jah, täitsa tööle ei vasta. No räägime elevandist siis selles ruumis on ju. Otsus, mis ma arvan, see on, kas iga hooaeg peab üks skandaalne otsus hooaja lõpus olema, eelmine hooaeg ei olnud, sest et Levadia ju kindlustas tiitli nagunii. Hooaeg enne seda oli see... Oota, mis iga aasta hooaja lõpus, ma arvan, me räägime igast voorust põhimõtteliselt.
ei no iga nagu hooaja lõpus on nagu eriti vaata, lööb silma selles mõttes on ju. ja üle-eelmine oli see Vaprus Levadia on ju, kus oli see käsi, kust pärast tunnistati, et oli käsi, oleks pidanud penalti olema. Kui ma ei eksi, siis kohtunik käis isegi lausa vaatamas seda varri juures, selle kaamera juures, see selleks ma praegu viitsin. Siin nüüd, kas tund aega enne meie salvestust, umbes tund aega enne meie salvestust tuli siis kommentaar kohtunikelt on ju, Hannes Kaasikult, et tema tunnistas oli penalti, aga suluseisus see tähendab, et värav oleks pidanud lugema. Jah, suluseisu ei olnud, värav oleks pidanud lugema, aga kuna põhjendus oli see, et kuna VAR ei saa vaata sekkuda, kui VAR ei saa kindlasti kindla peale öelda, et see oli vale otsus, siis küljekohtuniku tõstetud lipp jäi jõus. Mis sa sel hetkel, Maarja, arvasid, kui sa seda nägid? No mina näen seda pilti siin hetkel, vaatasin mängu ka, ma arvan, see pead olema konkreetselt Postimehe sporditoimetusest või peast täitsa Flora, et sa ei näe siin nagu ilmselgelt mitte suluseisu, et siin ma arvan, minu meelest nagu pole isegi midagi küsida, et ma saan aru tõesti millimeetritega joonistamisest, kus varriga ei saa otsuseid võtta, aga siin ma arvan, on selline ehtne nagu kaine mõistuse olukord, mida tuleks nagu rakendada, et kui on siin 99,9% kindel, et siin suluseisu ei ole ja ma arvan, see on kõigil nagu olema või see veendumus on kõikidel erapooletutel inimestel olemas, siis ma arvan, siin peaks nagu väga selgelt nagu VAR sekkuma, et siin võib jälle küsida, et kus me selle nagu suuna paneme üldse, et mis selle nagu selle VAR-i nagu eesmärk siis on. Ma saan aru, et tõesti meil tehnoloogiat ei ole, et siin nagu jooni tõmmata, aga kui me räägime nagu õiglusest, siis minu meelest nagu suluseisu küsimused on üks tähtsamaid aspekte üldse jalgpallis, kas valitseb õige otsus või ei valitse. Palju tähtsam otsus kui see, et kas kuskil kasti servas on seal mingi võitluse peal kellegi natuke läheb käe vastu. Ütleme, see õigluse mõttes see ei ole minu meelest üldse tähtis otsus, aga sellised otsused on nagu väga tähtsad ja siin, kui silmaga on võimalik tuvastada, vähemalt siis ütleme, praegu kohtunik kasutasid umbes mingi paarkümmend sekundit selle vaatamiseks, siis võib-olla tõesti ei saa kindlata pilti ette, et siin tuleks minu meelest tuleks kindlasti see nagu ühesõnaga VAR-ruumis sekkuda sellele, kui meil juba VAR on kasutuses ja viimase asjana ma ütlen seda, ma arvan, siin tuleks nagu panna see, kus me selle nii-öelda probleemi püstitus hetkel paneme. Kas me paneme probleemi püstitus selles suunas, et mingi avalikkus arvab, võib-olla ka mina kaasa arvatud, et väga teadlikult eelistatakse ühte võistkonda või me paneme selle punkti sinna, et kohtunikud on lihtsalt nii halvad, et ei olegi midagi rääkida, et kohtunike tase lihtsalt ongi nii nõrk, aga lihtsalt juhuslikult kogu läheb ühes suunas need tähtsatel hetkedel. Nii, minu monoloog läbi. Brandon, mis sa kommenteerid? Kõik, kes meid kuulavad ja vaatavad, ma arvan, et tahavad teada, mida sina arvad sellest olukorrast? No mina arvan, et siin ei ole suluseisu ja meil rämedalt joppas. Et see suluseis sinna nagu leiutati. Aga kuidas see nagu kogu jopab Floral sellist otsustavat hetkel, et kuidas sa seda näed? Et kas on õnne lihtsalt mingi, vaata, kui sa oled hea inimene, siis üldjuhul tuleb, karma tuleb positiivne sulle, et kas Floraga on samamoodi? Õnn soosib tugevamaid. Õnn soosib headust, aga siin Eesti jääpas millegi pärast kurjust. Ma ei saa nüüd küll öelda, et siin oleks aastast aastasse nüüd Flora kuidagi soositud. Aga kas oskad meelde tuletada, kus on nagu Florale VAR-iga liiga tehtud? Ma mäletan rohkem neid enne VAR-i aegseid. Ükskord oli küll, Flora oli 7-0 Kalevi vastu ees ja siis anti vale penalti nende vastu. Et need ongi need, kui kohtunikud statistikat, nii, Levadia vastu eksisime 3 korda, Kalju vastu 5 korda, kõik millegi pärast juhuslikult otsustavad hetkedel, Flora vastu, ka 6 korda, keskmine väga hästi, kõik mängud 5-0 eesne. Et siis on väga lihtne eksida ja pole lihtsalt, kus see tuleb, ega mulle tundub ka, et või nagu see foon on vähemalt selline, et kuidagi nagu isegi nagu mitte otsuse tasandil, aga nagu kui oleks tahetud näha, oleks võinud ju Paide esimese värava ka ära võtta. Ei, kuule, seal vaadati 3 minutit. 3 minutit vaadati. See oligi minu meelest täpselt see hetk, või see olukord, mis kinnitas mulle, kuidas töötab nagu olukord Flora kasuks. Sa üritad mingi kerida seal, mitte mingit olukorda seal ei ole, mitte midagi seal üldse vaadata ei ole, sekundiga otsus, värav selge ja läheme edasi. Kui vähegi võimalus on, siis sa üritad leida mingit kohta. Seda ma tihti lugu näengi Flora mängudes, et kui seal oleks võinud, ma ei tea, mida nad seal tegelikult lõpuks üldse vaatasid, võib-olla vaatasid, ma ei tea, keskväljal mingi 2 minutit tagasi mingit olukorda või sellepärast, et see Tostik versus
Luts, noh, seal ei saa mitte mingit olukorda üldse olla, et mingi... Tovstikule öelge edasi, et järgmine hooaeg teda kohtunikud võtavad teda tõsiselt. Lihtsalt noh, omavahel, et praegu see esimene hooaeg on tal hästi paljud asjad nagu läinud, noh, et noor ja väike, nii, aga ega see krediit nii-öelda saabki selle hooaega otsa, noh, ühel hetkel sa pead nendest kasvuraskustest välja tulema ja nagu tasemel mängima hakkama. Selles olukorras ilmselgelt jäi mõnevõrra pehmeks. Et ongi, ja noh, okei, see selleks Tovstikuks, sellest ma kirjutasin eraldi, aga see nagu foon on kuidagi see alati, et soositakse Florat, on ju. Minu arust nagu kõik sõimavad kohtunikke, meie kaasa arvatud. Selles ma ei kahtle. Aga võib-olla, Ivan, sa oled selles ruumis, kus inimesed ei salli Florat ja siis võimendub tänu sellele. Võib-olla ma olen lihtsalt halb inimene. See on ka võimalik. Ei, ma lihtsalt püüan aru saada, on ju. Ma ei ütle ka, et ei ole noh, võib-olla sellist asja, ei ole ju nii, et kui Flora võidab tiitlist, ta võidab tiitlit tänu kohtunikule see aasta, ei ole ju nii. Ei, kindlasti. Oled sa nõus minuga, Maarja, või sa tegelikult ei ole nõus? Hooaegel ei ole veel. Jah, seda küll, praeguse seisuga. Praeguse seisuga või ütlen ausalt, et väga palju on kohtunikud märanud seda jälle, kus me olukorras oleme. Ma tulen siia eelmise, kus ma olin ise Kottjärvel ka ühel meelel, et Levadiat karistati sõna otseses mõttes Paide vastu, mis oleks sealt saanud Levadia viigi kätte, siit oleks loetud see Paide võiduvärava ära, oleks juba Levadia nii-öelda 1 punkti keesne. Ehk siis pilt läks täitsa teine. 2 vooruga on siin praegu minu meelest juba väga palju kaarte segatud. Aga mis lihtsalt minu jaoks ongi nagu reaalselt nii tähtis olukord. On ju, see on lihtsalt mängu lõpp, kõik oli värav. Ja nad nagu, ja järsku meil VAR töötab kuradi helikiirusel 35 sekki korras, noh. Kõik on selge, vaata. Me ei saa, mitte ongi kõik on selge. Aga siis, kui meil on kuradi mingid kuhised penaltid mingites kastides, on ju. Kui meil on mingi Tovstik kukkus maha, siis meil on aega maa ja ilm vaadata. Vot see tekitab lõpuks selle fooni brändu. Mitte see, et seal mängu lõpus noh, teie kasuks või ma ei tea, Paide kahjuks see asi vilistati. See on nagu probleem ennast. Tekitab küsimusi ja minu jaoks tekitab ka väga palju küsimusi sama kohtunike juhi Hannes Kasiku kommentaarid, et noh, mina fännina või pealtvaatajana ei saa nagu aktsepteerida sellist olukorda, kus läheb sellisesse ringkaitsesse, et noh, vähemalt seda nad olid valmis nagu tunnistama, et suluseisu ei ole, aga tegelikult sellest kommentaarist jäi kõlama, aga tegelikult nagu hullu väga ka ei ole, vaata, et meil siin on sellised, ma ei tea, protseduurid ja noh, mul täpselt pole seda kommentaari ees, aga kõik, kes nagu nii kuulavad meid, on enamasti ilmselt nagu lugenud seda. See oli nagu väga halb signaal jälle minu meelest. Et lõpuks loevad inimesed nende lippude ja varride tagana, kes neid otsuseid vastu võtavad. No aga sellisel juhul, ma ütlen ausalt, sellisel juhul mul ei ole seda varri vaja. Ma ütlen ausalt, mul ei ole sellist varri vaja. Võtke see 1 000 000 3 aasta peale, investeerige, ma ei tea, andke 10 klubile, 100 000 kõigile, tehke mingi paar statat, paar tribüüni, sellisel kuul mul ei ole seda varri vaja, reaalselt sellisel kuul, ta pidurdab mängu tempot, ta lõpuks ei anna õiglaseid tulemusi, ta lõpuks ei anna korrektsidki tulemusi õigel ajal, on ju, ja tekitab ainult mingit kurdi paksu verd inimeste, fännide, klubide vahel. Milleks sellist varri vaja on? Mingisuguse ettekäändega, et me ei saa Euroopas vilistada, no istuge sisse see ettekäände endale, aitab küll. No. Kas me hakkame teeme nii, et järgmine aasta, kas me kasutame seda normaalselt või me ei kasuta seda, ongi kõik? Absoluutselt. Kui me nii ilmselgeid kohtunike eksimusi väljakul ei muuda ka sellegi ümber, no, siis puudub igasugune mõte sellel. No. Ja teine asi on see äärekohtunik Silver Sepp, no palju õnne, väga tähtis otsus, tubli, et sa selle lipu üles tõstsid. No ei pea ju tõstma, tänapäeval ei pea ju tõstma. Sellised suunised on, jah. Et oota siis ära, ütle selles mikrofonis, mulle tundus sulga, vaadake varris üle, no. Kõik. Ja siis VAR vaatab, oli ilmselge suluseis, VAR vaatab, ei olnud ilmselge suluseis, no siis on värav. Ja antud juhul mul ei ole nagu selles mõttes vahet, oleks Flora samamoodi ära võetud, see oleks ka minu oleks skandaal, no. Ja ei, ma räägin, ega mina kõik Levadia Kalju vangiks tooma vahel samasugune skandaal. No. Ei, mina ju Kalju fännina tegelikult pean nagu rõõmus olema selle üle, et seda väravat justkui nagu ära ei loetud ja minu meelest on nüüd huvitav näha, et võime siin personaalselt minna, sa juba ütlesid nimega välja, Silver Sepp on ju, et ma tahan näha, kas ta nüüd viimaseid otsustavaid 2 vooru ka Premier League'at teenindab või varasemalt meil sellised suured eksimused minu meelest ei ole liiga palju nii-öelda karistuspinki kohtunikke pandud. No lihtsalt, minu jaoks on lõpuks kogu see asi huumor. Loogiline oleks, et
viimases 2 voorus me teda ei näe. aga miks me ei peaks nägema, ma räägin, kui kohtunike juht ütleb, et see ei olnud oodatud otsus kohtunikult, aga me ei saa talle etteheiteid teha. mees teeb nii ränga eksimuse nii otsustavas kohas, aga me etteheiteid ei tee talle. me ei tee etteheiteid seal nii-öelda väljaku kohtunikul või nüüd brigaadile väljakul, me ei tee etteheiteid Varrile, me ei tee mitte kellelegi etteheited, et täiesti suva juhtus mingi, põhimõtteliselt Paide jaoks võib-olla panime hetkel mitusada 000 eurot panime lukku, võib-olla jäävad ilma sellest, Euroopasse ei saa, klubi jaoks on see, inimeste jaoks on see töökohad, aga meil on suva, täiesti ükskõik, juhtus, isegi vabandus suures plaanis ei palu, et ma ütlen ausalt, oksele ajab see jama siin Eesti ma ütlen ka seda, et minu arust sel hetkel oleks Paide pidanud juba 10-kesi olema. Sellega ma nõus, see oli ainuke mõistlik otsus üldse kohtunikelt. Jälle oli olnud selle olukorra kuradi Sasi Pundar oli sa mõtled, mis olukorda praegu? Juhkam muidugi. See ei olnud punane. See Sasi Pundar, mis selle olukorra ümber üldse oli ka. Ei, seal oli õige, seal oli, ütleme, jälle tahtsid, varrkohtunikud tahtsid seekord ära teha muidugi jälle, aga ütleme, peakohtunik Kaivoja sai väga hästi aru, kohtunike terminoloogia mõttes ei olnud vägivaldset käitumist, oli hooletu käitumine, kollane kaart, kiidan kohtunikke selles olukorras, ma kiidan kohtunikke. Ma ei ole sellega nõus. Ei, seal ei olnud Brandon Puna, ma sinuga ei saa mitte kuidagi nõustuda, et seal hooletu käitumine oli seal. Seal peab, no jah, et kui sinu klubi vastu võib-olla niimoodi juhtub, siis küll, aga seal oli, kas see oli see teema ka, et tegelikult oleks pidanud see viga sealt alustama? Ja, no seal kohtunikud läksid nurgalööki ka. Jätkati valesti. Ühesõnaga läks natuke käest ära. Aga minu meelest on nagu naljakas lugeda neid, Martin Milleri mänguväärset kommentaari minu meelest oli nagu naljakas lugeda, Gert Kamsi on naljakas nagu kuulata just nagu selle nurga alt, et mehed, kes on nagu pikalt Floras olnud, ei saa aru, mis juhtunud on, et enne mängiti nagu jalgpalli ühtemoodi, oli väga lihtne seal olla, et see on seesama nagu see üks Aafrika riigipea, kes ütles, et korruptsioon on muidu iseenesest ju väga hea asi, et kui ma sellega seotud olen, et ainult siis on korruptsioon paha, et kui ma seotud ei ole, et see sama on, et Brent Lepistu sai Levadiasse minnes sai nagu aru, et Eesti jalgpallielu ei näegi sinine ise ühtemoodi välja, et võib täitsa teistmoodi olla, et hea siuke äratuskell kõikidele Eesti jalkainimestele, kes on millegipärast Florast lahkunud teistes klubides. Mul on seoses nende mänguvärksete kommentaaridega, Brandon, ma salvestasin kõik ära, tegelikult ei salvestanud kõik. Aga rahvas nõuab kommentaare sinult, ja kuna sa oled näita neile, Brandon. See on ka see jah, mida ma pidasin oma alguse lauses silmas selle liigse emotsionaalsuse osas, et saan ka selles mõttes endale tuhka pähe raputada. Miks siin on see, et sinu 2 kommentaari vastasid Gert Kamsile. Taome ribidel ja rõõmustame. Tundub, et üks särk tuleb lahti sulatada. Jah, ei olnud kõige targem kommentaar. Aga eks mulle see... Brandon, ära ole nii tagasivõidlik. Kuna ma vaatasin seda ju staadionil ka järgi ülekandest seda juhkame olukorda, siis eks see mulle hinge peale nagu jäi. Ja siis 10 aastat ja 0 medalit, tulge rääkima, kui põhjust on. Mitu õlut sa võtsid see mäng? Ei, umbes? See sõna medal oleks pidanud olema sõna tiitel, aga jah. Ei, aga see oli ju Kalev Kruusi seina selles mõttes, et minule teadaolevalt on Harju Laagri umbes 10 aastat vana klubi küll, et iseenesest faktina ju täitsa õige, et ma ei tea, miks seda Paidet sinna üldse silmas peetakse enam. Et jah, ei, eks see... Oli pressiteade pidi olema, pressiteade ütles eks see emotsionaalsus sai natukene võitu selles mõttes, ega siin midagi nagu ei ole. Aga mina nagu selles mõttes, ei saa nagu, selles mõttes ma olen nõus, et natuke tola nägid välja küll, isegi natuke rohkem kui tola, või natuke rohkem kui natuke, aga mina selles mõttes emotsionaalselt küll kiidan, et muidu me oleme kõik nagu siuksed, et jumala eest vaata, ei ütle midagi, ärme, ma ei tea, muidu keegi solvub ja nii, savi vaata, eriti nagu teie, ma ei tea, mina, mis iganes meie fännid, mis vahet seal on, sa nagu otseselt ju kedagi perse ei saatnud, lihtsalt kuradi võtke välja vaata, me oleme 10 aastat, okei, sa ütlesid medal, see on muidugi see oli muidugi mis spell, aga mis vahet seal on, Mario ka, miks, või okei, Mario on vähem põhjusi lihtsalt tuusata tiitlitega, vahet ei ole, tuleb Kaljule tiitel ka, ma ootangi, et see kuradi läheb Flora seinale ja kuradi situb selle täis põhimõtteliselt oma kommentaaridega, miks ei võiks? Mulle meeldis kunagi Florat niimoodi trollida, vaata, kui need Aafrika panustajad üldjuhul küsivad mingi pärast kaotused, mis see seis on, vaata, siis ma seal paar korda trollisin. Facebookis on see asi, et saad mingi tärni, vaata, kui sa oled nagu suur fänn seal, et ma olin Flora lehtele nii palju klikkinud, et mulle taheti ka see Flora toetaja märgi saanud.
jah, see on nagu, jah, mul on selles Footballogis ka Flora üks top fänne, sest tal on vahepeal käinud palju, aga noh, üks mängujärgsetest kommentaaridest veel, üks huvitav asi, et vaata, selle sama Kalev Kruusi all pandi like ja reageeriti positiivselt inimesed, kes töötavad Levadias, oli. Sest et Kalev Kruusi kommentaar oli selgelt selle nagu ka valimistulemusele suunatud. See selleks. Aga see on natuke selline veits bipolaarsus mu jaoks. Okei, ühesõnaga, kui sa töötad ettevõttes, sa ei saa kõike nagu, noh, sa ei saa juhi kõiki asju selle eest vastutada, aga teisest küljest, kuulge, teie klubi andis 2 häält Aivarile. Ja seal oli selline kommentaar, et natuke siuke delulu mu jaoks oli see, aga no ma saan selles mõttes aru ka, et võib-olla kui sa oled reha töötajas, ei saa minna Levadia juurde öelda, et hääleta selle poolt. Jaa, minul endal tekkis muidugi see mõte, et see on muidugi jälle siuke oleks-poleks, et kui see värav oleks nagu teoreetiliselt viinud Levadia Florast tabelis ettepoole ja see oleks tühistatud, kas siis Levadia oleks samamoodi sõna võtnud, näiteks nagu Paide võttis oma sotsiaalmeedias, et siin ma tahan nagu, ma ei tea, sotsiaalmeedia administraatorid, kes seda teksti kirjutas, et seda tahan küll nagu Paide pool väga kiita, et võib öelda, et ma ei tea, pärast kaotust rusikatega ei vehita või pärast viiki siis, ütleme, see oli tegelikult ikkagi Paide jaoks kaotus. Aga õigel ajal õiges kohas, ma arvan, seda särtsu tuleb anda. See oli minu arust jumala viisakas, ega keegi nüüd keevitab mingi, ma ei tea, mis iganes süüdistuse, siis ma ei tea, jalgpallid. See frustratsioon on ju nagu arusaadav ka, kui sa seda pilti vaatad, et see oli äge, ma nägin, et need tekitavad lugusid, meil on vaja tekitada Eesti jalgpallis lugusid ja see tekivad. Kas ma võin veel Brandonit kiusata või? Aga kui sa läksid sinna Facebookis, tegelikult sul ei olnud ju vaja kuhugi kirjutada, mis sind nagu närvi ajas enne kõike? kuidas ma nagu kas sulle tundus, et inimesed nagu ebaõiglast Flora, ma praegu ilma täitsa naljata lihtsalt. Jah, eks see nagu viskas võib-olla kaane pealt, et kogu see nagu okei, praegu oli nagu põhjust ka, aga ikkagi seda Flora vastast fooni nagu luuakse päris aktiivselt ja päris palju nagu, et eks kui ma olen ise ju Flora toetaja, mis sest, et ma ei ole ka kõigega rahul ja õnnelik, mis meil klubis on ju. Eks ta mingil hetkel lööb kokku ja nagu ma ütlen, nagu me rääksime, et see mäng oli väga emotsionaalne ka nagu pealtvaatajale. Et see tuleb lihtsalt oma emotsiooni osata vähe paremini kontrollida. Selge. Et siuke nagu ma üldiselt ikkagi meil on vaja lugusid, aga mingit siukest kogu aeg ei saa ka nagu kõik kiita, mis ise korda saada. Mina olen kogu öelnud, et Eesti klubi jalgpall tuleb üles ehitada 2 poolele. Üks on Aivar Pohlaku pool ja teine on vastaspool. Ja siis sellest saab teha ägedat asja, et mul need viimased kuud on mulle näidanud, et kuule, aga siis aasta 2025 on äge ju. See telg hakkab looma juba vaikselt, hakkab juba looma, et ma ütlen, siin on mõned siuksed ütleme, mõned rusikatega vehkimised tänaval on meil puudu, siuke tsiviliseeritud vehkimine, võib-olla mõnel ajal tsiviliseeritud vehkimine, paneme selle tsitaadina kirja. Võib-olla mõnele nii-öelda sisu- ja turundustöötajad tuleks jalaga anda näiteks kuskil, et aga tsiviliseeritult. Et ma arvan, see on nagu see fänn, kes nagu teistele fännidele julgega läheb sisu-turundus. Kuidas käib tsiviliseeritult jalaga andmine? Niimoodi nagu Gerda Juhkam heilitas Sapineni. Lihtsalt ta natuke astus ülespoole, allapoole oleks vaja andastada. Selge. Okei, vägivallal ei. Ühesõnaga, mis me ikka sellest rohkem jaurame, tegelikult see oli märgiline asi ja lõpuks oli, ma arvan, et see oli hooaja üks, lõpuks ma ütlen, et see oli hooajamäng senimaani, et kui siin viimases 2 voorus midagi ulmelist juhtu, siis ma ei näe, et ükski mäng seda üle lööks. Mängukäigu mõttes ma arvan, see Levadia 2-0 väljatulek oli mängukäigu mõttes oli ägedam, aga see Kalju, Flora Kalju 2-3, see oli ka nagu mingil määral. See oli kindlasti jah. See oli isegi läks meelest ära see juba. See oli hea mäng. Kainus ei mõju sulle hästi. Vastupidi, see oli hea mäng. Kuule, enne suurt teemat, need, kes vaatavad meid, küll ei näe seda tabelit, aga igaüks võib seda Fantasy lehel vaadata. Mitte teist aastat jutti, aga ühesõnaga 2 vooru enne lõppu teate esimene ja teine siis Fantasy's, et vahe on nüüd küll 30 punkti juba Brandoni kasuks, aga mis mõtted on? Rahvas tahab teada, et kuidas, mis taktika peale lähed?
ei no Brandon on võitnud, kui siin midagi kuule ära hakka nüüd on Brandon võitnud. ei, kuule, las ma lõpetan oma mõtted. Brandon on selles mõttes on võitnud, kui midagi täiesti ebareaalselt ei juhtu, et see 30 punkti tagasi teha ükskõik kelle vastu olukorras, kus enamus mängijad on samad, noh, see on võimatu, see on mingi, noh, see peab mingi väga jopamine olema. Aga minu meelest Brandoni siin fantasy valikud nagu näitavadki, kui põhimõtteline see Flora Levadia vastaseis on, et noh, praegugi siin Levadia, ütleme, võtmemängijatega on see vahe tehtud üldse sisse, et noh, mina ühel aastal teadlikult Flora võtmemängijaid ei kasutanudki üldse Fantasy's, et mitmendaks said siis? no see on ainuke hooaeg üldse nende, ma ei tea, palju hooaega see on olnud, 10 hooaega umbes on olnud, ainuke hooaeg, kus ma olin top 100 väljas, on ju, et aga noh, väärtushinnangud. Kas sa oma top 3 koha ikkagi säilitad või? Mul on keeruline hetkel midagi. Ütleme nii, et 4. kohaga on 4 punkti, et seal võib täitsa õnne peale minna lõpuks. Absoluutselt, kahjuks mu enda kaljupoisid on mind alt vedanud, et see oli see koht, kus mul oli võimalik nagu tiitlimängu sekkuda, aga ei saa usaldada vist ikkagi kaljumängijaid nendes olukordades. No samas, mida sa tegid laupäeval, kui Kure Kalju mängisid? Mis ma tegin? Kus sa olid? Kas sa olid koha peal? Ei. Kas sa elasid neile kaasa? No vot siis võta see teine koht endale. Emotsionaalselt ma andsin väga head energiat. Ja emotsionaalselt muidugi. Ma panin pendliga seal. Brandon oli Paides olemas. Sina ei olnud Kuressaares olemas. Mind ka Paides ei olnud. Mul oli muud tegemist nädalavahetusel, et iga kord igale poole jõuan. No siis on teine koht ka hea. Ei, teise kohaga ma olen väga rahul. Ma räägin, kui mul oleks valida, kas esimene või teine koht, ma valiks teise kohana. Sest esimene koht on mul olemas, 3. ma olen 2 korda olnud, nüüd on teine koht on vaja ära teha. Jah, super. Ma ei ole vist kunagi top 100-ski olnud. Mul oli, eelmine hooaeg oli sama ja siis kohe 4. koht, et vahepeal vaata pime kanal leiab ka terad üles. Aga ei, ma võitjaks nagu ei kuuluta veel ennast, et vaatame. Aga ma ei saa aru, miks see Ainsalu tipuründes mängib nüüd, sest vaata, see ongi minu fantasy, ütleme, saatuse täitsa halvaks keeranud. Ega siin, kui need vooru koosseisud lukku läksid, siis vaatasin ka, et mul on vaja, et Ainsalu teeks vähemalt sama palju kui Vendel, sest Vendel oli kõigil ümberkaudsetel kapten. Aga juhtus nii, et Vendel ei teinud midagi. Ainsalu tegi 1+1. Nii juhtus. Aga okei, siuksed fantasy loodega igaüks tutvuda, ma ei taha rääkida. Ma saan top 500 koha ja ma olen üli rahul see aasta, et minu jaoks lõppes see võistlus umbes 5. voorus see aasta ära. Jalgpallurid on halvad. Ei, ma olen ise loll, ma olen täiesti loll. No see üks näide sellest ja mul on nagu iga voor praktiliselt siuksed näited. Vaatasin, et kurat, vaprusel on raske, mul on see üks vahetus, ma toon selle kriisi 2 vooruks on ju, Palbergi asemel, Kristjan Kriis, kollane pluss punane, nägemist, Palberg lõb veel Levadia värava, no see ongi minu fantasy aasta. Tegelikult, aga see fantasy vaatamine või see jalgpalli vaatamine, kui sa mängid nagu fantasy millegi peale ka, see on tegelikult ikka halbne. Seesama vaprus Levadia mäng, millest Brandon siin natuke ka rääkis, ma lootsin nagu väga selgelt ju Levadia võitu, et nad saaksid nagu mängu tulla ja siis on see ainuke asi, mille sa loodad, on seal, et Ainsalu palun ära löö, siis tuleb ka vaata, et kõik ülejäänud, lööge värava ära, et pinged maha Levadiale, et väga hea, et läheb ägedaks tiitlimänguks peale. Kurat, Ainsalu hoopis. Sokkerneti foorumis on veel see bingo vaata värk on ja mul oli seal Ainsalu 4 assisti. Tüüp tegi esimese assisti see hooaeg. Ainsalu on esimene värava sööd see hooaeg. Ebareaalne. Aga okei, liigume põhiteema juurde. Nii. Põhiteema on see, et me mõtlesime, või tegelikult mina mõtlesin ja pakkusin välja, et olite nõus, nii on aus öelda, et meil on nagu see üks kõige mõjukam isik Eesti jalgpallis, kõik räägivad sellest, aga ma pakkusin teile välja mõelda 3 isikut, tegelikult täiesti suvalisel põhjusel, miks keegi tahab teda välja tuua, kes on ka Eesti jalgpallis nagu, kas ta on tähtis, kas ta teeb palju, mis iganes see kriteerium on ju, ja nüüd hakkame lihtsalt neid inimesi arutama ja see, kes selle inimese valis, võib natuke põhjendada seda ja siis me saame selle inimese panust võib-olla, need ülejäänud 2 inimest saavad ka võib-olla anda või siis just vastu öelda, et mis kuradi debiilne valik see on. Alustame siis Viktor Levadast ja see tuleb tegelikult Brandoni juurest, see valik. Tõsi, ma pean mainima, et ka mul oli ta seal top 5, et mul oli top 7 ka. Võt, nii et, aga Brandon, annan sõna sulle, miks Viktor Levada mahtus sinu top 3? No ikkagi kõige kõvem konkurent ja väga palju panustanud Eesti jalgpalli terve selle Levadia ajastu jooksul ja
ilma nagu Levadiata ma arvan, et mul Flora fännina ei oleks pooltki nii huvitav ja meil on nagu vaja selliseid inimesi, kes sel moel nagu hoiavad seda meie jalgpalli nagu elus ja üleval. Maarja, miks ta sul top 7 oli? jaa, ei kindlasti inimene, kes on oma eraraha Eesti jalgpalli kõige rohkem panustanud üldse, ma arvan, Eesti riigis, et kes tegelikult ei ole ju otseselt eestlanegi, et see on väga suur teene tal, mis ta on tegelikult meie jalgpalli andnud, kui paljude jalgpalluritele ta on üldse andnud, eriti nagu sajandi alguse poole, et kus põhimõtteliselt jalgpalluritel oli ainuke võimalus oligi Flora süsteemi kaudu üldse kuskile jõuda, et tema lõi selle nii-öelda teise võimaluse meie jalgpalluritele ja kui palju sealt on tegelikult Eesti koondise jaoks tulnud olulisi mängijaid ja kui palju on Levadia Eesti klubi jalgpallile nagu juurde andnud, et ma arvan, see on täiesti hindamatu panus, mis tegelikult Victor Levada on Eesti jalgpalli andnud, et olgu need mõned asjad siin, kuidas nad erinevatel aegadel on olnud ja võib-olla ta kõigi jaoks ei ole nagu kõige sümpaatsem inimene, aga ma arvan, et tema nii-öelda tänu on, räägin, minu jaoks on nagu hindamatu, mis ta tegelikult Eesti jalgpalli on andnud. Ja ma lisan ka kohe, Brandon, viitsid sa oma mikrofoni natuke lähemale tõsta endale edasi, kui ise istuda. Ma lihtsalt näen siin, et sinul tuleb vaiks. Aga mina lähtusin nagu teisest, ma olen tegelikult sellega kõige nõus, mis te olete rääkinud, on ju. Tuleb siuke ood meie kõigi 3 poolt Victor Levadale. Aga kas või selle valimiste kontekstis minu meelest on väga märgiline see, vaata kogu aeg, kui räägiti nendest vene häältest ja klavadist ja nii, väga oluline oli see Victor Levada, ütleme, heakskiit või tema poolehoid oli tegelikult väga oluline, et kelle poole see pöördub ja väga suur osa venelastest Eesti jalgpallis venekeelsetest inimestest tegelikult vaatas selle järgi põhimõtteliselt, et kuhu Victor valib ja mis ta teeb, on ju. Et see autoriteet on ju nagu hindamatu ja tema, ütleme jah, ta tegutseb ja käitub vahepeal päris arvamatult, aga keegi nagu et see võim ja see autoriteet on nii suur, et keegi nagu otseselt midagi nagu et võib nalja visata, aga tema nagu see positsioon ei löö kõikuma ja ka Aivar ise ka ju tegelikult, Aivari jaoks on ka oluline, et Victor Levada oleks õnnelik ja temaga heades suhetes, et klubi jalgpallis, ma arvan, et see on klubi jalgpalli isik number 2 Eestis kindlasti. Jaa, pikemas plaanis kindlasti, jah. Ja kui Victor Levada nüüd ära kaoks, ma ei tea, päeva pealt näiteks, ma ei viitsi enam vaata, kõik tehke, mis tahate ja Levadia põhimõtteliselt kaoks ära ja oleks väga suur tühimik. No see oli nagu Saksamaa jalgpallis ju kunagi, et Müncheni Bayerni jaoks oli see ülikriitiline, et Dortmundi Borussia saaks nagu jätkata üldse oma tegevusega, et lõpuks andsid isegi neile nagu rahalist abi. Tegelikult Eestis on ka ikkagi, olgu meil see kultuur nii õhuke kui tahes, siis see, et nii Levadia vajab Florat, kui Flora vajab Levadiat, et see on oluline kahtlemata. Aga mis te arvate, kui kaua Levada püsib jalgpalli juures? Elupäevade lõpuni. Sa arvad ka nii palju? Nüüdseks. Ma arvan küll, jah. See on juba liiga palju panustanud ja andnud, et näe nagu varianti. Viimased 15 aastat või pärast Masu 2009, ütleme, kui tal oli juba väga keeruline, siis on ju iga aasta, mitte iga aasta, aga iga paari aasta tagant on räägitud, et küll ta siin jälle juhtme seljast välja tõmbab ja nüüd võib-olla kindlasti räägitakse uuesti, et kui see aasta jäädakse ilma tiitlita, et nüüd äkki jälle, et ma ei usu, et ta on juba nii palju neid negatiivseid emotsioone saanud, et see on nagu veidi nagu siuke nagu kasiinos vaata, et kui sa oled juba mingi 3 tonni oled ühe õhtu kauku pannud, siis pole enam vahet, kas see on 3 või 5 tonni või ütleme, kui vahendeid on, kui see on nagu viimane kopikas, siis on nagu halvasti, aga alati saab laantsi ka küsida kuskilt. Podcasti toetab EpicBet. Ärge ka sinni, ütleme, slotti mängima minge, seda ma ei soovita, pange spordipanuseid, see on ohutum. Liigume edasi siis, mis me ikka jääme. Minu valik on, mul on selles mõttes suvalise järjekorras, see ei ole nagu edetabel või nii on ju, sellest suvalise järjekorras. Mina tõin välja Danil Savitski ja ta on selles mõttes minu jaoks nagu mõjukate inimeste listis on ta uus nimi ja uus nägu, aga just nagu just vaadates seda viimast üldkogu selle ülekannet, mulle tundus see, kuidas inimesed paigutusid seal, kuidas istusid, kellega Aivar suhtles ja nii on ju. Mulle tundus, et Danilist oli ikkagi nagu tema puhul oli tegu ikka väga tugeva usaldusisikuga Aivari jaoks ja ta tegeleb ikkagi väga tähtsate küsimustega nagu seal jalgpalliliidus ja paneb nagu toimima
mingid protsessid, noh, okei, tal on juuraharidus ja juurateadmised nagunii on ju, aga nagu kuidagi ta mingeid asju, mulle tundub, seal taustal struktureerib päris korralikult ja teeb mingi päris mitmed räpased tööd, no heas mõttes räpased tööd ära nagu. no ta on kerkinud Jose presidendiks tänu sellele, et kahtlemata tema nii-öelda positsioon on Eesti jalgpallis märkimisväärselt suurenenud jah, viimasel ajal. Ma mäletan, kui Betsafe'i aegadel ma tegin seda Intekat Šipunoviga, mäletad, ja siis enne seda Šipunov ei saanud rääkida, sest et Savitski helistas talle ja üritas teda maha rahustada päris mingi pool tundi rääkisid seal, Savitski üritas talle mingit asju selgitada, Šipunov vaidles vastu, päris huvitav arutelu seal, jah. Et ma arvan, et ta roll aina kasvab ja ma ei tea, siuke 50 aasta perspektiivist ta võib veelgi nagu, tema tähtsus võib veelgi tõusta. noh, on inimesi, kes ju eeldavad, et kui ühel hetkel Aivar Pohlak ise presidendile ei kandideeri, et siis võiks Danil Savitski olla see mees, kes äkki võtab ta kohe üle. ei no seal on palju spekulatsiooni, kes võiks üle võtta. Aga ta on kindlasti Eestis olemas. Ta oleks selles mõttes, temas oleks seda nagu tõsiselt võetavust. Seda ma tahan öelda ja jalgpallin taust on ka tal ka päris tugev, et päris teinekord isegi alahinnatud isik seal. Ta on võib-olla varem olnud rohkem nii-öelda kaadri taga, et nüüd ta on rohkem nagu sealt varjust välja ka tulnud, et siis on rohkem näha ka, millega ta tegeleb ja rohkem kuulda. Isegi siin käis ühes taskuhäälinguski, et oli väga hea kuulamine. Ei, see oli okei kuulab, jah. 3. poolega, kui ma ei eksi. Oli 3. poolega, jah. Ma enne ei tahtnud öelda, sest ma ei meelda, siis mul meenus. Nii, Mario valis ikkagi naisterahva, palun selgita, kes ta on, tutvusta. Sooline võrdõiguslikkus. Noh, ütleme, kui mõni jalgpallisõber võib-olla ei tunne, siis ma ei imesta. Mina arvan, et tegemist on siis Anne Reiga, Eesti Jalgpalliliidu peasekretär, UEFA-s tähtsal kohal. Ma arvan, Eesti jalgpallis võib-olla kõige mõjuvõimsam inimene, keda tegelikult avalikkus, ma arvan, ei tea temast suurt mitte kui midagi. Et noh, minagi, kes ma tegelikult olen Eesti jalgpallis ikka väga pikki aastaid olnud ja olen suhelnud päris paljude inimestega, kas või noh, ei tea, viisakustasandil, siis ma arvan, Anne Rei on üks inimene, keda ma vist ei ole mitte kordagi isegi oma elus näinud. Kas ta üldse eksisteerib? Et tekib ka olen näinud. No Brandonil on igast asju. Brandonil on õige, no ta on ikkagi töötanud ka Floras, et selles mõttes, et noh, tema on terve elu ju olnud Aivari, kuidas öelda siis, parem käsi või, et noh, minu jaoks ta on selline justkui nagu täidesaatev võim, kes siis erinevatel tasanditel, noh, olgu see UEFA tasand, olgu see EOK-ga näiteks suhteliselt, seal ta on aktiivselt seotud, et ta on selline Aivar Pohlaku jalgpalli, ma ei tea, jalgpalli loogikate siis nii-öelda edasi viia või kuskil, noh, ühesõnaga midagi sellist, et mulle tundub, et Anne Rei on nagu, ta ei ole nagu sise-Eesti pinnal, ta ei ole nagu eriti tähtis, aga vot just, mis puudutab väljapoole, et tema on nagu see võtmisik, kes toimetab nende asjadega, see on minu mulje lihtsalt. Ja no täpselt, kuigi ma arvan, et noh, kui me kas olümpiakomitee tasandil räägime, et noh, see on tema vastutusala näiteks, et ma arvan, et siin ta on kindlasti aktiivne, aga just ongi, et mis on nagu minu jaoks üllatav, et ma ei tea, kas ta teadlikult ei anna intervjuusi või ajakirjanikud väga küsivad, ta on selle, ma ei tea, 20 aastaga, mis ta on tegelikult Eesti jalgpallist nagu tähtsal kohal olnud, ta on andnud võib-olla mõned üksikud mingi naiste jalgpalli teemalised intervjuud ja no põhimõtteliselt ta on nagu justkui naine metsast või kuidas iganes öelda, et selline nagu huvitav tendents on minu meelest temaga jah, et Ail Kardinal kuidagi. Brandon, sa ütlesid, et sa oled temaga kohtunud, sa teda näinud, kas sa oled temaga suhelnud? Jalgpallialaselt küll jah, natukene, aga mitte nagu ülemäära palju. No. Kas sulle tundub ta tähtis isik? Kindlasti on jah. Kas tema võiks olla ka kunagi, ma ei tea, kandidaat Eesti? Ma just tahtsin öelda, et minu meelest on ka tema nimega spekuleeritud kui potentsiaalne tulevane Aivari Vantleveri. No ta on ju selgelt väga pikalt ikka Aivari usaldusisik olnud, et alates tõesti 90. Flora aegadest, et koos nad on seda asja ju ikkagi vedanud suurel määral. Jaa, et minaks ta on nagu võib-olla isegi kõige saladuslikum persoon. Täpselt, see ongi nagu minu tunnetus ka ja kui sa rääksid, et ta on rahvusvahelisel tasandil nagu kuidagi tegusam, siis noh, ta on ju seal naiste komiteedes, mis siis kujundavad nagu Euroopa naiste jalgpalli nagu tähtsal kohal, et noh, sealgi tegelikult me näeme ju samasuguseid loogikaid nagu Eesti jalgpallis, et võimalikult, no klubi tasandil algringides näiteks, et võimalikult vähe oleks seda huvi jalgpalli vastu, et
ei tekiks mingit skandaali, keegi ei saaks mingeid probleeme üldse tekitada, et sama näeme ju meil tegelikult naiste jalgpallis, et normaalne on keset päeva mängida 22 pealtvaatajat. kusjuures, no sorry, off topic, aga eelmine nädal me rääkisime, et kell 1 reedel on see ja meie naistekoondis kaotas poolfinaali Lätile ja Fääri saartega tehti veel paremini. 12:30 esmaspäeval, 12:30 mängib rahvuskoondis. väga lihtne loogika, ära kaota jalgpallimängu, saad normaalsel ajal mängida. Aga jah, okei. Aga me oleks võitnud ja Leedu oleks kaotanud, me oleks ikka 12:30 mänginud. Sest seal olenes, see selleks. Et jah, kusjuures tõesti Anne-Rei on saladuslik, et kui keegi juhuslikult Eesti Jalgpalliliidust siin kuulab meie podcasti, mis on väga ebatõenäoline, siis Anne-Rei täitsa siuke avalik kutse isegi meie podcast, et täitsa huvitav oleks lihtsalt teada, millega tegeleb, mitte nagu isegi paha pärast, täitsa lihtsalt huvitav inimestel. Kuidas läheb? Nii, see on sinu persoon, Brandon. On küll, et Kas Veikot nägid eile staadioni elu? oli olemas. No miks ta siin listis on? No ma arvan, et tema on tõstnud Paide sinna, kus see Paide praegu on. Mis 4. siis. selles mõttes, et nii mõnigi siin klubi president on oma klubi kuhugi tõstnud, et Ma lihtsalt arvan, et see Paide ei oleks seda nägu, mis ta praegu on ilma Veiko siis toe ja abita, et midagi teha ei ole, tegemist on mõjuka inimesega Eesti jalgpallis. aga kas sa nagu, see on selles mõttes, siit on ju kasvamas aeglaselt küll, aga kasvamas veel üks konkurent teile, kas see sulle meeldib või ei meeldi või? No konkurents on edasiviiv jõud, nagu ma ütlesin Levada puhul ka, siis nagu ilma Levadiata ei oleks polnudki nii äge Flora fänn olla. Et ega mida rohkem meil on neid tipule lähedal olevaid klubisid, siis see viib ju ainult edasi kogu seda jalgpalli. Noh, olgem ausad, Veiko ja Verston on ikkagi ka väga suurel määral loonud need eeldused, et Eesti jalgpalli saaks üldse tekkida ka Tallinna väliselt mingi klubi, et noh, okei, võime seda teha veel siiamaani nalja, et kui Paide klubi see Paide on, aga nad vähemalt on sinnapoole teel. No ütleme nii, et Paide vähemalt investeerib Paide mingisuguse infrastruktuuri, vähemalt seegi. No, selles mõttes muidu ei ole ainult see, ei investeerita ainult Milleri ja Anieri palkadesse, midagi läheb ka sinna ehitus. Et üritatakse ka nagu Tallinna välist spordielu või siis üldse isegi nagu laiemalt Eesti elu parandada, et ma arvan, et see on nagu väga suur teene tema poole, et tahaks neid analoogseid ärimehi näha ka, ma ei tea, Viljandis, Tartus, Pärnus, kus iganes, et saaks nagu suuremalt ette võtta asju. Mul endalt ei olnud nagu nii mõjukas listis, et minu arust vajab veel aega, et sinna jõuda, aga mis teeb temast mõjuka inimese minu jaoks selles listis on see, et kui olid jällegi valimised, siis olgem ausad, Veiko, ma arvan, oli põhimootor selle taga, et mingisugune klann ühines. No ta oli üks neist inimestest. Oleks ju võinud ise kandideerida. Võib-olla ei taha. See on eraldi teema, aga nagu selles mõttes, no vaata, ma arvan, et kui nüüd valimistest rääkides, oli vaja sukest nagu Klaavanit kui ikooni, ega see Klaavan oligi seal nagu selles mõttes torbik, ta oli nagu seal selleks, et tema oleks olnud nimi, vaata, ja usaldusväärsusega nagu Veiko on ikkagi ärimees ja teinekord ärimeeste vastu ei ole kõige tõsisemad. Jaa, aga Veiko oli selles mõttes oli nagu ühendaja selles olukorras, aga ta ei olnud ju ikkagi nagu peamine niiditõmbaja. Peamine niiditõmba oli Indrek Kannik ikkagi, kes 20 aastat on juba siin Eesti jalgpallis nagu niite tõmmanud minu mõelest. Mis sa mossitad, teie vennad enda rääkisid seda? Me peame sellest aru saama, et tegelikult on Kannik on üldse mees. Ei, okei, selles mõttes Paidel on, kui see, mulle meeldib, et fookus on nagu ikkagi tugev Paide osas ja tehakse tööd ja ikkagi mingit raha investeeritakse. Ma ei tea, kas nad kunagi tiitlini jõuavad, see on eraldi küsimus, aga võib-olla igat nagu kogu maailma õnne ei hinnatagi tiitlitega. No kui mina oleks Paide klubis tööl, siis ma paneks need Brandon Paimali Facebooki kommentaarid, paneks riielt sõnumi, et see ikka motiveerib. Nii, minu valikus oli Konstantin Vassiljev ja see nagu tekkis mul see arusaam, et Konstantin Vassiljev on väga mõjukas isik. No kõigepealt sportlikult ta on kahtlemata on andnud suure jälje, aga sportlikult on andnud ka teised mängijad suure jälje. Pärast seda pildiskandaali mulle vähemalt jäi siuke mulje,
teatud kogemuste põhjal, et väga-väga paljud inimesed Eesti jalgpallis, venekeelses Eesti jalgpallis praktiliselt kõik, ei taha üldse mitte kuidagi raksu minna Konstantin Vassiljeviga, mitte mingil moel, et suhted tuleb temaga head hoida, on ju. Kas see on sellepärast, et ta on nii tähtis, ma arvan küll, aga noh, kindlasti seal on ka iseloom ja muud asjad, et ühesõnaga tegelikult Eesti jalgpallis siin taustal on nii palju, kus ma lendlen, on ju, seal ei ole hea toon selle isikuga olla halvades suhetes. Jaa, noh, see on tema roll kindlasti, kuigi sa just nimetasid praegu siin venekeelset nii-öelda keskkonda, mulle tundub ka, et eestikeelsed jalgpallurid on isegi, kes võib-olla kuskil podcastis ütleb midagi halba, siis väljaku kõrval on ikkagi, ma ei tea, heades suhetes vähemalt väliselt selline mulje jääb, et ja noh, ma ei tea, peab siis üldse olema kuidagi teistmoodi, noh. Aga ma arvan, et tema roll võib-olla on ikkagi ka nagu noh, laiemalt jälle see minu meelest, kui paljud on olnud, ma arvan, nendel samadel venekeelsetel lastel eeskujuks jalgpalluriks pürgimisel näiteks, et ma arvan, et ma ise tõin nagu analoogsesse rolli tegelikult mõtlesin nagu Mart Poomi välja tuua, et noh, Ragnar Klavanigi on öelnud, et Mart Poom oli talle väga suur eeskuju, et see üldse nagu võimalik Eestist nagu kuskile jõuda, et ma arvan, et see Konstantin Vassiljevi eeskuju ka nii praegustele nendele paljudele, ma ei tea, vene keelt kõnelevatele mängijad, kes Floraski mängivad, et nendele ta on ikkagi noh, väga suur eeskuju olnud ja vaatavad talle ikka konkreetselt alt üles. Vassiljev tuli esimene hooaeg peatreenerina ja põhimõtteliselt on 2 võidu kaugusel tiitlist. Noh, see ka midagi ju näitab, noh. Vassiljev on kahtlemata järgmine koondise peatreener, see on juba, ma arvan, suht kindel. Et ja nagu need asjad on nagu nii seal Jalgpalli 21 tänaval nii otsustatud, et noh, okei, mingil tasemel mulle ei meeldi võib-olla, et siuke planeerimine nii on ju, aga no päris tumba-jumbale seda ka nagu ei planeeriks, et isikuna ta on teatud mõttes tark on ju, kõik muu, mis käib, on ju, ei ole tore, aga suur mõju tal on küll Eesti jalgpallis kahtlemata. Ja noh, Flora fännidele praegu ta on ju jumal. Oota, kuule, kui tiitel tuleb, siis fännid vist ei tee nii mänge, noh, fännid ei tule ju, ei viska mänge õhku. Jah, see on vähe ohtlik. Henni viskasime üks aasta, siis ma sõin kannaga näkku. See oligi see tsiviliseeritud kaklus, millest ma räägin. Aga tuleb nüüd tiitel, ma arvan, et jällegi see läheb ju folkloori, ta on teie legend mängijana, on ju, ma arvan, juba legend ja ma arvan, et kui ta nüüd veel peatreenerina ka teile tiitli toob, no ma arvan, et raske on Flora fännidele selgitada muid negatiivseid asju tema juures. Eriti kui ta teil omavahel on ju rääkinud kõik asjad läbi. Jah, selles mõttes ma olen nõus, et ta jälg Florale on väga-väga suur. Nii mängijana kui nüüd ka treenerina, et ega ma arvan, et see on... Aga miks on nii Brandon, et on paljudel nagu, paljud ei taha temaga nagu temast midagi halba öelda? Mina ei tea, seda võib nende käest küsima. Sa julgeksid öelda, kui midagi oleks? Ma olen nagu omavahel rääkinud. No jälle omavahel, noh. Avalikult ma mõtlen. Ma ütlen, et sa pead nagu õue minema ja karjuma täiega, hei, Vassiljev on Flora fänn, on ju, aga see nagu noh, avalikult tavalises vestluses millegipärast jäädakse nagu kidakeelseks. No eks, kes see ikka tahab eravestluseid avalikustada, noh. Ei, see sõltub, ma arvan, mis formaadist me räägime või mis temaatikast me ilmselt räägime, noh. Ma isegi ei mõtle nagu eravestlusi. Aga noh, see selleks. Lihtsalt tema oli mu valik. Imekspandav, aga Maarja valis Kuno Tehva oma listi. Palun selgita meile, miks on Kuno Tehva mõjukas isik Eesti jalgpallis? Seda on boss. Sinu boss või? Ei, minu boss ta ei ole. Ma arvan, Kuno Tehva on jätnud väga suure jälje Eesti jalgpalli. Ma arvan, ta oli esimene inimene üldse Eesti jalgpallis, kes hakkas rääkima sellest, et jalgpalliüritus Eestis ei pea koosnema ainult sellest, et 22 inimest mängivad jalgpalli ja üks võidab, teine kaotab. No, ma arvan, ta mingid nagu mõttemaailmad ikkagi nagu pani liikvele, et pärast seda hakkas meil nagu midagigi natukene liikuma, noh, muidugi ei ole me siin kuskil loodetud tempos ei Nõmme Kaljus endas, olenemata või siis sõltuvalt nagu paljudest probleemidest, mis on siin vahepeal tee peal tekkinud, on ju.
ja mindi võib-olla liiga palju ise nagu konkreetselt nagu sportliku resultaadi peale, mis mõneti on õige, mõneti ei ole õige. Aga ma arvan jah, et tema tõi selle mõttelaadi, et jalgpalli kohtumine peaks üldse nagu olema sündmus. See on umbes 2007 aasta. Siis kui need brasiillased ja mingid Keterianid ja et esimene 15 aastat me Eesti jalgpallis, kui me oleme rääkinud, et meil 30 aastat on ainult jalgpalli ehitanud, siis esimene 15 aastat me pärast oligi ainult jalgpallimänge, et kui keegi käib praegu aastal 2025 käib, ma ei tea, Premium-liiga mängul ja ütleb, et korraldus on kehv või kõik on nagu mõttetu, siis tegelikult, kui me võrdleme selle ajaga, mingi 2005, on tegelikult areng on ikkagi olnud märkimisväärne. Jällegi, muidugi ei ole see, millega me rahul saame kuidagi olla, absoluutselt mitte, aga ma arvan, need inimesed, ma ei tea, paljud ei ole käinud siis, või need, kes on käinud, võib-olla ei mäleta nii hästi, aga seal on nagu selles mõttes muutus olnud. Mis ta mõju veel on olnud? Tema suur mõju on, et ta on kujundanud läbi Nõmme Kalju edukuse, on kujundanud Jalgpalliliidu reegleid, põhimõtteid. Ma väidan, et väga-väga suure tõenäosusega ei oleks Eesti jalgpalli kunagi tulnud mingid KTM ja ETM reegleid, kui poleks olnud esimest jalgpalliklubi, kes Oota, sa tahad öelda, et see ei ole hea reklaam, et poleks Kuno Tehvat, poleks KTM reeglid? Aga see, selles mõttes KTM reeglid ei oleks siis, kui meil ei oleks Aivar Pohlakut jalgpalliitu juhtimas, aga see mõjutaja, miks need reeglid kehtestati, oli paratamatult Nõmme Kalju. Et esimene jalgpalliklubi, kes suuresti võõrlegionäride toel hakkas tulemusi tegema ja kuidagi oli vaja seda nii-öelda neid tiibasi kärpida, et siin pole midagi vastu öelda, et Jalkaliit võib siin rääkida mingist Eesti noormängijate arendamisest, me kõik teame, kui edukad need projektid on olnud. Selle projekti ainuke mõju on olnud see, et Nõmme Kalju on umbes 3 tiitlist lihtsalt ilma jäänud, et midagi muud see kasu see Eesti jalgpallile toonud ei ole, et FC Flora on saanud rikkamaks ja on saanud rohkem meistritiitleid, et see on tema mõju ja tänasel päeval on ta ikkagi Euroopa klubi jalgpallis on ta ikkagi laua taga, et mees, kes saab nii-öelda oma kontakti ja saab suhelda nagu väga kõrges ladikus ja kujundada ka nii-öelda tänase päeva klubi jalgpalli nii-öelda poliitikat Euroopas. Brendan, miks sinu listis ei ole Kuno Tehva isegi top 15? Sest et on Kuno Tehva. No kuule, räägi lahti ikka, räägi midagi, räägi mingi lugu Nõmme Kaljust siis. Miks sul ei meeldi Nõmme Kalju, see on see hetk täpselt. Ma saatejuhina luban sul 30 sekundit selle jaoks. Mis need Kalju skandaalid on? Litsid, narkots ja pedofiil, ega rohkem ei pea ütlema vist midagi. Ei ole süüdi mõistetud. No vaata, mõni võib vastu pareerida, aga samasugused skandaalid on ka teie juures ja... No eks igal klubil on skandaalid jah, pole keegi mingist asjadest puhas, Aga kas selles mõttes oled nõus sellega, mis Maarja tõi seesama mingisugune turundus, marketing, bling-bling? Ta tuli ju kohe sellise nii-öelda kära ja müraga, et jäi kohe silma ja loomulikult ega selle vastu ei saa ju vaielda, et palju te nagu jalgpalli panustanud on. Et pärast seda, kusjuures läks mingi paar aastat, kui jalgpalliliit hakkas ka koos sponsoritega üldse mingid natuke ürituse sarnaseid asju hakkas korraldama, et mis seal olid mingi Starmani, mingid ma ei tea, perepäevad või mingisugused, see oli täiesti utoopia kunagi, et üldse võiks keegi mõelda selle peale, et teeme mingi, ma ei tea, kutsumegi mingi esineja või teeme midagi suuremalt või teeme näide linnapildis mingit kampaaniat, et Nõmme Kalju tuli ju kunagi niimoodi, et siltidega, et läheb lahti näiteks, päris palju tähelepanu, lõppkokkuvõttes võime muidugi öelda, et aasta 2025 ei saa öelda, et Nõmme Kalju oleks ka nüüd mingi metsikult populaarne jalgpalliklubi, et selle tegemisi jälgiks nagu väga-väga palju inimesi. Aga Kaljul on oma koht Eesti jalgpallis kahtlemata olemas ja samamoodi Flora fännina väidan, et meil on seda kuradi Kaljut ka vaja, nii vähe, kui me seda ka ei tahaks. Jah, täpselt nii. Mul ei olnud Kuno Tehva on teinud suure töö, aga miks ta minu top 3 ei oleks olnud, sest et mulle tundub, et Kuno Tehva nagu kuidas nüüd öelda, et ta nagu armastab seda armastab ennast jalgpallis, mitte armastab ka ennast jah jalgpallis. Ta armastab ennast jalgpallis rohkem kui jalgpalli iseendas. Oi, see lause, mulle meeldib selle lausega, ma olen tuttav, ma tervitan siin neid kõiki 68 Aivar Pohlaku poolt valijat presidendivalimistel. See käib nende kohta. Sellega ka nõus. Aga ta on nagu siuke mul on mingi see, et viimasel ajal ta on kuidagi kas või enda sotsmeedia rohkem nagu, et vaadake, ma olen nagu siin Tšehhis ja nii, et samal ajal kui klubi oli uppumas oli klubi. kontaktide loomine. Selge.
sina sotsiaalmeedia eksperdina peaksid teadma seda. Nii need asjad ei käi. Brandon, kes see mees on? Ivar Vendelin. Nii, miks sa Ivar Vendelini panid siia? Ma just mõtlesin. Miks sa oled hakanud mingi sa lihtsalt panid suva ärimehi enda top-listi? No mees tahab Apollo neid kikikaarte saada. Just ise mõtlesin ka, et kuidagi sattusid mu toppi, vaata Aivarit ei saanud valida, et sattusid toppi kõik 3, kes on tohutult palju pappi pannud Eesti jalgpalli alla. No keegi ei keelanud sul Riisalot valida näiteks, see oli täiesti vaba valik. Oota, me ei räägi siin valimistest, me räägime siin meie topist. Ma arvan, et tema roll Nõmme Unitedi juures on väga-väga-väga suur ja Mart Poomil ilma temata oleks väga raske seda vankrit seal vedada. Just nagu rahalises mõttes ja nii ja Nõmme United ju tegelikult noorte klubina on ju väga edukas ja mingil määral olnud ka nagu teeraja. Ma arvan, et tema võib-olla ta ei ole nii-öelda siis avalik juht või rohkem ajab seal kaadri taga asju minu arust, ta ei paista niimoodi välja nagu Levada ja mulle tundub, et ta sekkub ikka päris korralikult sinna Nõmme või nagu, kes just sekkub, aga ta on nagu väga käed küljes ja ta mõju on väga suur, jah. Aga nüüd, kui ta poeg nagu tegelikult ju eriti jätka jalgpalliga, on ju, või ta mingil midagi ta teeb seal ülikoolis, on ju, aga fakt on see, et ta enda huvi ikkagi on alles seda jalgpallis edasi ajal. No see on positiivne. See pigem oli nagu ikkagi pikemalt teada, et võib-olla oma lähedane siis mõtleb ka haritusteele välismaal. Aga miks ma ise võib-olla Ivar Vendelini ei paneks nagu mõjukate inimeste topi hetkel Eesti jalgpallis, et ma arvan, ta on nii vähe olnud veel Eesti jalgpallis, et pole sellist nagu pilti kätte saanud, et samamoodi tõesti, et loodetavasti ta panustab veel Nõmme Unitedisse või ükskõik mis moel nagu Eesti jalgpalli, aga ega me ei saa keegi välistada, et ma ei tea, 3 aasta pärast ta panustab näiteks oma ettevõtete kaudu kuskil korvpalli või sellist veendumust mul hetkel ei ole, et Veiko Veskimäe puhul või siis Viktor Levada puhul, mul ei ole kahtlust, et nad on nii tugevalt selle jalgpallimaailmaga juba seotud, et nemad realiseerivad ennast ikkagi läbi jalgpalli. Mul ka nagu selle lõppeesmärk ei ole päris selge, mida ta üldse jalgpallist tahab, mida ta Nõmme Unitedist tahab, või ta on paar intervjuud küll andnud, paar korda nagu ma olen kuulnud, aga täpselt see lõppeesmärk on mul segane veits. Mis ei tähenda, et ta ei ole nagu, ta ei saa olla nagu mõjukas, aga kuidagi midagi nagu, ma ei tea, ma olen nagu veits sinuga nõus, et siuke tunne on jah, et mingi 5 aasta pärast teda ei ole enam Eesti jalgpallis. Ma võin eksida ja ma loodan, et ma eksin, sest et igasugune selline nii rahaline kui ka ajaline panustamine on ainult kiiduväärt. Aga kuidagi võib-olla hakkab just nagu nüüd, kui poeg läheb tahaplaanist tema enda need kuidagi mingid ambitsioonid või tahab saada vapše mingiks klubi juhiks või selliseks nagu aktiivseks persooniks, ma ei tea. Nüüd tegelikult on huvitav üldse jälgida, kuidas see Nõmme United nüüd vaatad tagasi tuleb, võib-olla siis ta hakkab jälle rohkem sõna võtma. Aeg näitab järgmine aasta on selles mõttes kõnekas, et tegelikult ju siis see eelmine aasta, kui nad kõrgliigas olid, nagu justkui tulid nagu suure tuhinaga, aga praegu esiliigaski vaatad, kas või kõige lihtsam mingi mõõdik üldse nagu spordiväliselt on, ma ei tea, mingid pealtvaatajate arvud. Praegu tundub jälle see Nõmme United täiesti nagu anonüümne võistkond, et suures plaanis nagu kedagi ei huvitagi väga, kas nad seal mängivad ja ma saan aru, et on mingid, ma ei tea, andekad Eesti noored seal ja mingid legionärid ja kogenud mängijad, aga kuidagi nagu jätab nagu Eesti jalgpallis kuidagi suht nagu anonüümseks hetkel millegipärast. Ta on jah, ma olen nõus jah, et kahtlaselt anonüümne on jah. Nagu ka suur sponsor. Ja tegelikult need kõik ülejäänud sponsorid on ka väga suures osas ju tulnud läbi Vendelini, kas või see sama Tonibet, kes need on, luges lugu, et põhimõtteliselt Vendelin oli mingi, kui sul on selline garant taga vaata, siis on hea sponsor tulla. Mul on Tarmo Lehiste, aga see on rohkem, mulle tundub, et see on natuke tänapäeval tahaplaanile jäänud, aga just nagu 90ndate ja 2000ndate algus oli Tarmo Lehiste see, kes ikkagi tõmbas neid mängijate üleminekuid, neid niite, ülekanded, need rahad, et tegelikult läbi Tarmo Lehiste, mitte ainult läbi tema, aga ka tema juhendamisel tuli väga palju raha meie Eesti jalgpalli ja temal oli nagu väga tähtis roll selles osas koos Aivar Poolakuga. Praegu ta
päris täpselt tegelikult ei teagi, mis ta praegu teeb, aga ta on ka minu arust nende UEFA nende asjadega no broadcastinguga ikkagi tegeleb veel. jah, just, et ma mõtlen, kui 2019 oli see filmimine Valgevenes, siis oli ka Tarmo Lehist oli seal see, ta ei olnud nagu delegaat jällegi, aga ta oli nagu see tüüp, kes seal oli kohal, nagu see ametnik. Et selles mõttes, et meil on läbi tema mingi tutvus jälle kuskil Euroopas olemas, on ju, et ja üldse, kui sa need sellest kui need eks-mängijad vaata räägivad neid juttu ülemineku juttu, siis alati ju Tarmo Lehiste nimi tuleb, põhiliselt iga mängija jutust tuleb Tarmo Lehiste, tema osakaal ja roll tuleb välja. No ta on 90ndate Harju Ojamaa siis, võib öelda, et mingid grupimängijaid ainuiskuliselt tema esindas. Vaata, kui 90ndatel olid need kontserdid ja muusikud hakkasid tulema mingid need kontserdid, kuradi bändid ja esinejad, siis neil olid omad mingid pimbid ja orgunjad ja siis jalgpallis oli selleks inimeseks Tarmo Lehist. Ilma temata võib-olla oleks Eesti jalgpalli teistsugune. Aga Brandon, sina oled temaga kokku puutunud? Väga vähe. Ma pole teda peale selle ühe korra ma polegi teda nagu ise näinud. Ta on küll, vaata nende MM-i ja EM-i stuudiotes päris tihti käinud, vanasti käis, praegu ei käi. Nii et sa oled kokku puutunud. Sina oled ju spordidirektor /scout/agent, et sa peaksid ju selliste inimestega kokku puutuma. Jah, teda ma olen näinud ikkagi. Jah, okei. Ta on ju sul kolleeg. Jah. Vot. Ja Maarja viimane valik oli Norbert Hurt. Ma mõtlesin, sa paned mingi normaalse pildi siia. Mis normaalse pildi sa tahtsid? No ikka jalgaliidu selle... Ei, no kuule, nagu me seal Kuulbeti dokis oli, mis vahet ei ole, et see, et... jah, ega ei ole, selles mõttes see tõsi. Ei ole vahet, kas sa hoiad rahakoti vasakus taskus või paremas taskus, sul on sama palju raha. Aga... Palun selgita, miks on Norbert Hurt sinu meelest selles listis? Ma arvan, et Norbert Hurt on mees, kes on jalgpalliväljakul mõjutanud Eesti jalgpalli kõige enam üldse, et ta on kindlasti isik, keda Aivar Poolak väga palju on usaldanud ja kellega mõttemaailmad on väga kattunud. Näiteks ma väidan seda, et mitte teate, mis on naljakas, et Brandon on ainus inimene, kes valis enda listi neid isikuid, keda nagu Aivar Poolak väga ei ole usaldanud enda kõrvale. Ja siis meil on need isikud, keda on Aivar Poolak usaldanud. See on see ju teadlik värk, vaata, et kohtunikud teinekord teevad meelega vaata midagi Flora kahjuks vaata, et jätta muljet. Ma millegipärast arvan, et Aivaril ikkagi Levada ja Vendeliniga on nagu piisavalt usaldusväärsed suhted. Ma arvan, et tal oli Veikoga ka alguses. Aga okei, sorry, ma segasin vahel. Mina väidan, et näiteks kui Norbert Hurta, teeme siis Hurta, et kui teda poleks olnud, siis või tema nii-öelda usaldust näiteks Toomas Äberli vastu, ma väidan, et näiteks, et Toomas Äberli ei oleks saanud mitte kunagi Eesti koondise peatreeneriks. Samuti ma väidan, et kui Norberti nii-öelda treeningfilosoofia ei oleks olnud 10 aastat tagasi selline palli kontrolliv keskvälja jalgpall, mille ta hakkas Floras ehitama, siis me Eesti jalgpallis ei näeks nii palju selliseid põhimõtteid ka nõrgema taseme võistkondadel, nagu me hetkel näeme, et ma saan aru, et võib-olla rahvusvahelised mingid suunised on ka selles suunas läinud, et kõik tahavad kuidagi palliga mängida, isegi kui ei oska. Et kindlasti on ka välismaine osakaal seda mõjutanud, aga ma kahtlen, ma ei ole uurinud, aga ma kahtlen näiteks, et kuskil, ma ei tea, Fääri saarte või Islandi jalgpallis on mingid üldprintsiibid, et meil on oluline, ma ei tea, mängu kontrollida mingi palli valtamisega, et sööta lihtsalt söötmise pärast. Ma kahtlen, et see on sellised printsiibid. Seal on teised printsiibid. Seal on intensiivsus, seal on distsipliin, seal on võitsuslikkus, normaalsed printsiibid. Sina süüdistad Norbert Hurta selles, et meie jalgpall on lödipükslik, nagu ta praegu on. Lödipükslik, pluss me oleme keskendunud valedele elementidele. Me oleme keskendunud nendele elementidele, milles meil on ülikeeruline konkureerida endast suuremate jalgpalliriikidega, kus on rohkem valikut, kvaliteetsed mängijad ja nii edasi. Ehk siis mina väidan, et Norbert Hurt on väga paljuski süüdi täiesti vales filosoofias, mida me oleme Eesti jalgpalli toonud. Kas sa ei arva, et Norbert Hurt oli lihtsalt nagu mingi vahelüli kuskil selle elluviimises? Ei, ma arvan, et kusjuures neid filosoofilisi tekste, mida Norbert Hurt ja Aivar Pohlak omavahel rääkisid, ma arvan, et selleks oota, kus rääkisid, mis rääkisid? Ma ei tea, kontoris, kus iganes. Kus sa tead? Ei, ilmselt, kui nad töötavad ühise asja nimel, nad arenguvestlusega mängijatega teevad ju koos või tegid koos kunagi. Et ma arvan, et neid tekste mina ei suudaks aru saada, ma olen liiga rumal selle jaoks. Kes nüüd arenguvestlusi peab, kui Norbertit ei ole? David Rasberg võib-olla. Trasberg, jah, sorry. See selleks.
mis sa arvad Norbertist? Või tema, ütleme, kuuluvusest siia nimekirja? ma arvan, et jah, mul on isegi mõneti üllatav, et Maarja tema siia pani, aga kui niimoodi seda selgitust kuulda, siis noh, mingi tõetera on seal sees. No ilmselt Norbertiga sa oled sellest nimekirjast kõige rohkem kokku puutunud. Ma arvan küll, jah. Et kuidas Flora fännid, Flora fännid, kuidas sina konkreetselt temasse suhtud? Ma arvan, et on suurepärane spordidirektor, aga tal ei ole peatreeneri karakterit. ta on protsesside juht ju. Ja ma kas- arvan, et ta oli nagu treenerina ilmselt mängijate jaoks lõpuks liiga keeruline. Aga kas ta just spordidirektorina ei viinud teid natuke disbalanssi või? Tema ei viinud. ta viis ju just headesse aegadesse Flora parimad ajad. Ei, aga selle perioodi lõpuks, vaata kui Henn ära läks, siis oli ju täitsa pekkis see tiim. See olid nagu need mingid vanurid juba olid minemas ära. Noh, seal ma arvan, et ei olnud ainult tema mõju, vaid lihtsalt mingite seal oli Flora asjadega tehti nagu vigu tol ajal. Ei, see oli täitsa, jah, seal on tehtud vigu küll, et ainuke viga on see, et sa tahad mängida ainult Eesti jalgpalluritega, kus lihtsalt sul iga aasta ei ole välismaalt tagasi tulemas Sergei Zenjov ja Konstantin Vassiljevaid ja nii edasi, siis sul ongi spordidirektorina on ju mängijate palkamisel on käed nii seotud, et noh, sa ei saagi normaalselt ju võistkonda asendada. Aga õnneks on selliseid David Andrasi välismaalt võtta ja saab jälle meistriks tulla. Jaa, no me käisime Ivaniga ju Hamburgis, siis selgus, et ühe St. Pauli mängija esivanemadki tegelikult on Eestist pärit, et ma ei tea, kas Jalkaliit üldse on sellise faktiga näiteks kursis, et teoreetiliselt võib-olla kuidagi on võimalik Eesti koondisegi kutsuda. Või siis vähemalt Võiks proovida, või vähemalt Florasse side on olemas. Norbert Hurt hetkel ei ole jalgpalli juures, kas te näete, et ta võiks tagasi tulla? Ma ei tea, raske öelda. Ma tean, et tal on mingi personaal, mis iganes kas ta võiks üldse Flora süsteemist väljast töötada Eesti jalgpallis? Ikka võiks. Ei, selles mõttes ma räägin, et Norbert on ka selline mees, kes on nagu noh, saab väga palju on peksa saanud ja mina ka teda hetkel nagu kuidagi ütlesin nagu negatiivsel toonil, aga tegelikult ma arvan, ta on ikkagi ekspert nagu oma rollis, lihtsalt meie nii-öelda jalgpallifilosoofia meil ei kattu, et hetkel, et ma ei näe nagu temaga asju ühtemoodi, aga ma ei välista seda, et ta ei oleks nagu hea selles, mida ta teeb, et ma arvan, et ta tegelikult ehitas Flora tegelikult ikkagi nagu noh, päris tugevaks üles. No kui Kuno ütleb, et kui ta vaimi uus spordidirektor, hopsti Norbert Hurt, võtaksid vastu? No see lihtsalt ei ole ka ju DNA, vaata, et ta ei sobiks lihtsalt sinna. Aga kui oleks, ma ei tea, mul ei ole iseenesest mingit akadeemiliste filosoofide vastu, kes tegelikult on intelligentsed ja Norbert Hurt on kindlasti väga intelligentne inimene, siin mul ei ole midagi nagu vastu kosta, et mul ei ole midagi nende vastu, aga mulle endale meeldib nagu teistsugune see jalgpallimaailm. Mina mäletan, et Flora fännid ikkagi väga rõõmsalt teda ära ei saatnud. No ütleme niimoodi, et see viimane lõpp oli ikkagi nagu mõlemapoolse austusega. Aga meie ei oleks talle seda teist aega andnud lihtsalt. Nagu natukene oli ette näha seda, kuidas see lõppeb ja see lõppeski täpselt nii, nagu ta aimata võis. Aga selline oli top 9 ja järgmine pilt on, teate kes? Aivar Poolak. Loomulikult, milline üllatus, et Aivar on siis tipus kahtlemata ja see oligi ülesanne, et kõik ilmselgelt meist tuleks pannud Aivari enda nimekirja. Et ega me rohkem Aivarile teeme mõni teine kord Aivarist. Äkki kui episood 300 tuleb, siis pühendame ainult Aivarile. Aga võib-olla ta ka lihtsalt tankistina seal ees, et Indrek Annik ikkagi või? Ei, nii ta tõmbab võib-olla Siim Kallas hoopis näiteks. Ei, seal ma arvan, et äkki perekond Helmed hoopis. Läbi Aivari. Või oota, Igor Mang on ju ka puude kallista, et äkki sealt tuleb hoopis. Need niidid tulevad sealt üldse. Nali naljaks, et selline episood oli, aitäh teile, et meid kuulasite, on ju. Ja aitäh teile, et tulite ja väike taustainfo ka, ega Brandon pärast nädalavahetust liiga terve ei ole, ma ei mõtlesin pohmelli, et oli ikkagi siin sai ikkagi teed pakutud poisile ja pidas Jäägermeistriga. Ütleme, et see 4. liiga finaali kommenteerimine 2 tundi laus paduvihmas on ikkagi oma jälje jätnud, jah. Pluss siis see eilne õues viibimine otsa. Eesti jalgpall ei mõju tervisele hästi, tavaliselt, fännidele eriti.
no ütleme, et Eesti jalgpalli üks suur mõjuisik on kalendri koostaja. Ohoo, pildil. kuulge jah, aitäh, et vaatasite, ärge unustage Hype-nuppu YouTube'is ja järgmine nädal on taaskord ette salvestatud episood Jaanus Pruuliga. Selle võime välja öelda, et täpselt reedel kell 11 ja need, kes on meie memberid, need saavad selle oluliselt varem kätte ja kuulata. Et teiega olid siis Ivan, Mario ja Brandon ja järgmine kord räägime nagu... Oota, ma teen, vabandust, ma segasin vahel, ma teen ühe üleskutse, et kõikidele FC Kuressaare mängijatele, et kui teile ei meeldi see, et teid kaheldakse, et olete Flora süsteemi osa, siis võidelge Flora vastu nii tugevalt, kui suudate, andke 110% ja kui te võtate punkti kas või Floralt, siis ma ei ütle ühtegi sõna kogu oma elus, et te olete Flora süsteemi klubi ja ma tulen järgmisele Kalju Kuressaare mängul, tulen Kuressaare särgiga. Nii et olge tugevad. Mees on rääkinud. Teiega olid Ivan, Mario ja Brandon. Nägemist. Ciao. Nägemist.